Ma näen, et me oleme Facebookis. On korras vist, jah? Jaa. No nii, aga sellisel ajastul, nagu me oleme, tere, Mari. Tere, Aveli. Et me oleme sinuga varemgi kohtunud ja rääkinud erinevatel iluteemadel ja praegu ongi siis sellisel kujul meil üks selline tore kohtumine, milles saavad siis osa ka need, kes meid praegu Facebookis jälgivad, et tore, et ma näen, et meil on 21 jälgijat seal. Et hästi tore. Ja kuna praegu on selline kevadine aeg, siis millest me võiksime ikka rääkida kui kehast ja kehahooldustest. Aga enne veel, Mari, sa oled ju nii-öelda VIP Medicumis töötanud väga paljude selline iluspetsialist. Et ikkagi see on vist niisugune tendents, et kui kevad tuleb, siis paljud naised ja miks mitte ka mehed on ju hoolitsevad ja tahavad hoolitseda väga oma keha eest. Jah, tere ka minu poolt kõigile, et tõesti ütleme kevad ja tegelikult ka suvi on selline aeg, kus kehaprotseduure tehakse kõige rohkem meie kliinikus. Et kui võib-olla selliseid laserprotseduuride tipphetk on sügistalvine periood, siis kevadel hakkab tõsine töö just keha kallal. Et kõik tahavad suveks vormi saada. Ja ütleme eriti praegusel perioodil, kus kõik spordiklubid on kinni ja ütleme selline liikumispiirangud on, siis inimesed tunnevad väga huvi just nende kehaprotseduuride osas. No näed, aga mis protseduuride abil siis üldse saab korrigeerida figuuri? No neid protseduure on meil tegelikult päris palju pakkuda, et alati kehaprotseduuridele eelneb konsultatsioon, sellepärast et probleemid on tihtipeale väga erinevad ja inimene tõenäoliselt võib-olla saad kodulehte sirvides ei suuda endale seda kõige õigemat valida, ja lisaks on paljud protseduurid kuurina. No ütleme, kui me nüüd hakkamegi otsast pihta, siis selline kõige populaarsem protseduur tõenäoliselt on endosfäär. Endosfäärteraapia siis on ju? Endosfäärteraapia, mis on eelkõige siis mõeldud tselluliidi vähendamiseks, et seda tehakse siis kuurina ja seda annab väga hästi kombineerida ka kõikide teiste kehaprotseduuridega, mis me siis siin kliinikus teeme. No aga kui me võtame selle endosfäärteraapia, ma saan aru, et neid on veel, aga kui me nüüd ikkagi nendele vaatajatele räägime täpsemalt sellest endosfäärteraapiast, siis hästi palju tahetakse kindlasti teada, kas see on ka valus protseduur? Endosfäär kindlasti ei ole valus. Endosfäär protseduur pigem on selline meeldiv protseduur, et ta on selline rullikutega massaaž, kui nii võib öelda, et on selline siis aparaadi otsik, millega rullitakse keha piltlikult öeldes. Et kõik need liigutused käivad lümfiteid järgivalt, tänu sellele siis me vähendamegi seda tselluliiti, mis meid kõiki häirib. Kas see protseduur on ka nii-öelda sobilik kõikidele või ikkagi tuleks läbida sellise konsultatsiooni, et saada teada, et see protseduur on mulle sobilik? Kindlasti on konsultatsioon ikkagi väga oluline. Nagu igal protseduuril on ka endosfääril omad vastunäidustused, et need kindlasti konsultatsiooni käigus tehakse kindlaks. Lisaks ongi see, et vahest ei ole tselluliit võib-olla see kõige selline põhilisem probleem. Võib-olla näiteks peale sünnitust on pigem nahalõtvus naiste probleemiks, et kes peale sünnitust on läbinud näiteks suurema kaalulanguse, et siis tselluliit ei ole, on pigem lõtvunud nahk. Või on sellised väga saledad naisterahvad, kellel on mõned teatud piirkonnad, mis vajaks võib-olla korrigeerimist, et jällegi, et ei ole tselluliidi probleem, vaid selliste rasvakogumike probleem teatud piirkondadel. Kas see endosfäärteraapia on nagu reaalselt ikkagi kaalu langetamisprogramm, et kui näiteks mul on vaja maha võtta, 5 kuni 7 kilo, siis see olekski, just selles mõttes tselluliidi nii-öelda nagu peletaja? Tselluliit ja ülekaal ei ole päris üks ja sama asi, sest vahest võib tselluliiti esineda ka väga saledatel naistel, et see pigem tselluliit on selliste rasvarakkude kogumik, mis tekitab siis seda nii-öelda apelsini koore nahka.
et kaalulangust me ei saa garanteerida mitte ühegi protseduuriga, et kõikide kehaprotseduuride juurde ikkagi käib tervislik toitumine, piisav vee tarbimine, sport, nii edasi, et see on see, mis tagab meil kaalulanguse, et kehaprotseduuridega me saame pisut vormida keha ja just see, kui sellest endosfäärist siis rääkida, siis seda nii-öelda apelsinikoore nahka vähendada ja mingil määral ka parandada seda naha struktuuri ja lassust. Et seda küll, et kuna ta stimuleerib seda lümfivedeliku ringlust, siis kellel on näiteks tursetega probleem, et kui see kaalutõus on tingitud sellest vee kogunemisest, siis sellega mingil määral see kaal võib langeda küll. Et aga päris nagu ütleme 7 kilo me ei saa ühegi kehaprotseduuriga garanteerida, et inimene kaotab. Ma tahan meie publikule seda ka öelda, et kui teil on küsimusi, et siis me oleme nähtavad nii Facebookis on ju, et küsige julgelt, kui on mingi küsimusi, mida võib-olla veel Mari oskab vastata. Aga sellest endosfäärteraapiast, et see on see nagu kaalu langetamise jaoks siis see nii-öelda programm. Et ma mõtlen, et ta ikkagi nagu aitab kaalu langetada. Ta aitab kaalu langetada küll, aga ta üksinda seda ei tee, et nagu ma tahangi lihtsalt rõhuda sellele, et ükski protseduur ei ole üksinda selline imeasi, kui me räägime kehast. Et ta pigem on selline protseduur, mis aitab sellele kaasa. Et ikkagi, ütleme, kui on 10 üle kilo, siis kõige paremini aitab kaalu langetusele ikkagi dieet ja liikumine. Et ta pigem ongi, nagu ma ütlesin, et kellel on kaalutõus tingitud näiteks tursetest vee kogunemisest, et lümfiringe on halb, sellest tingitud ka tselluliit, siis ta on selline protseduur. Et see kaalulangetusprogramm, ütleme, ta on üks osa sellest. Ehk siis siinkohal me peaks hakkama rääkima ikkagi kombineerimisest teiste protseduuridega, et see on nagu üks võte, aga enne veel, kui me lähme teiste protseduuride juurde, siis sa oled ju inimestele või nii-öelda naistele teinud seda protseduuri, siis kuidas sa näed, et mitu järjestikku või kui tihedalt tuleks seda protseduuri teha, et päriselt tulemused ka tuleksid? Siis sa oled ju inimestele või nii-öelda naistele teinud seda. Üks moment. Väiksed tehnilised. Endosfäär, nagu ma ütlesin, on kuurina protseduur ja selline minimaalne kord on 6 korda, et jällegi oleneb sellest probleemi sügavusest ja suurusest, et ütleme, 6 on minimaalne kuni 12 ja seda võiks ikkagi teha lausa selline 2 korda nädalas selliste regulaarsete vahedega. Aga millega kombineerida, et saada siis tulemuse? Kombineerimiseks on ka jälle mitmeid variante, et see nüüd nagu sõltubki sellest, et mis see nagu lisaprobleem sellele tselluliidile on, et kui on sellised rasvladestused teatud üksikutel piirkondadel, näitena võib tuua naistel väga tihti on alapõht, et ükskõik kui palju me teeme trenni, mis iganes toitume tervislikult, siis see alapõhu, see rasv koguneb sinna. Siinkohal ma saangi öelda, et ma olen teie juures käinud krüolüpolüüsi teraapias, mis tegeleski tegelikult minu nii-öelda kõhuga. Et me oleme kõik päris naised. et sellega oleks siis hea näiteks kombineerida. Just, et see krüolipolüüs ongi üks selline protseduur. Ütleme, seal ka jällegi tuleks, ma räägin, et kõik käib ikkagi läbi konsultatsiooni, et seal me peame vaatama, milline on see rasvapolster, selle tugevus, milline on nahastruktuur, et kas siis, kui me räägime kombineerimisest, kas alustada endosfäärteraapiast, teha see järgi krüolipolüüs ja siis võib-olla veel edasi jätkata selle endosfääriga või piisaks, et me teeme ainult siis krüolipolüüsi ja sinna peale siis selle endosfääri, et ütleme seda krüolipolüüsi tulemust veel parandada. Kes ei tea, mis on krüolipolüüs, siis selgita. See on nüüd selline meetod, nagu ma ütlesin, et see on mõeldud selliste üksikute rasvapolstrite või rasvaprobleemsete kohtade vähendamiseks, sest see aparaat
tal on vaja seda rasvkudet, mida tõmmata vaakumisse. Et krüo, nagu see sõnagi ütleb, külmutab. Me võtame siis selle rasvkoe, näiteks selle alakõhu, see aparaat tõmbab selle alakõhu rasvavoldi sinna otsiku sisse ja see otsik külmutab selle rasvavoldi läbi. Ehk et põhimõtteliselt rasvarakud külmuvad ära, lähevad katki ja lähevad me organismist välja. Jah. Kuidas selle mõttes, jah, ta mõjubki siis selliselt, et need, ma saan aru, ja need rasvarakud tegelikult ei taastu, on ju? Just, et see ongi nagu selle protseduuri võlu, et kui ütleme muud kehaprotseduurid, mis nagu vähendavad rasvaraku mõõtmeid või muudavad selle asukohta, teevad ta ühtlasemaks, siis krüo puhul ongi see, et ta tapab need rasvarakud põhimõtteliselt ära ja rasvarakke nii palju, kui meil puberteedieas neid on, nii palju on meil neid elu lõpuni. Ehk et kui me selle osa ära tapame, siis neid juurde sinna ei teki. Et ongi meile elu jooksul see kaalu tõus ja langus ei ole tingitud sellest, et rasvarakke kuidagi tuleb kuskilt juurde, vaid lihtsalt rasvarakk paisub, kui me võtame juurde ja kui me võtame alla, siis see rasvarakk läheb väiksemaks. Aga krüolipolüüs võtab nüüd selle rasvaraku täiesti ära ja tänu sellele me saamegi nii-öelda vormida või struktureerida seda keha just need probleemsed piirkonnad, mis nagu muidu dieedile ei allu. Kas see protseduur on ka valus ja kuidas on taastumine? Ütleme nii, et see valulikkus on väga individuaalne, et külma ei pea kartma, et seda külma tunnetust on võib-olla 1-5 minutit selle protseduuri jooksul. Küll aga see vaakum on see, mis võib anda sellist järelvalu. Ehk et protseduur ise on küllaltki hästi talutav, et võib-olla natuke esimesed 10 minutit, kui see aparaat seda vaakumit tõmbab, on selline sikutustunne, siis on natukene 5 minutit võib-olla külmatunnet, aga ülejäänud protseduuri jooksul üldiselt klient ei tunne väga midagi. Ja? Ma enda kogemusest võin öelda, et kõige sellisem võib-olla valulikum oli ainult see hetk, kui see aparaat eemaldati ja siis nii-öelda nagu, kuna see oli nagu ikkagi ju külmunud, on ju, siis selle nii-öelda, jah, et see üleminek oli võib-olla kõige valulikum. No see just ongi, kui see aparaat selle vaakumi lahti laseb, et ma kirjeldaks seda valu niimoodi, et kui te olete olnud väga külma ilmaga õues ja te käed on ära külmunud ja siis panna need käed sooja vee alla, et ta on umbes selline valulikkus. Et see on tõesti võib-olla kõige ebameeldivam osa selle juures, aga ta on ka kõik täiesti üle elatav, et mingit valuvaigistit otseselt sellepärast võtma ei pea, mingit tuimestust me sellega ei tee. Taastuse koha pealt nii palju, et kuna see vaakum on ikkagi, see protseduur ise on 70 minutit, et see vaakum on seal küllaltki kaua peal, et siis tänu sellele vaakumile võib olla selline tuimus või kerge valulikkus 2 nädala jooksul selles piirkonnas. Et sellele nagu aitab väga hästi pigem just surve, kompressioon, et näiteks kõhu puhul me soovitamegi näiteks bandaaži kasutada, mis annab sellist survet sinna nii-öelda siis närvilõpmetele, et siis seda vaakumist tingitud valuaistingut vähendada. Mis asi oli bandaaž, mis see on? Bandaaž on näiteks selline elastikside, mida ka peale rasedust või peale sünnitust soovitatakse kasutada, mis tõmbab siis selle kõhu sissepoole. Et selline surve tegelikult aitab just paremini, et paljud ei taha seda piirkonda katsuda ja kardavad puudutada, aga tegelikult just see survetunne aitab paremini, sellepärast et need surveretseptorid ja sellised valuretseptorid meil nahas on küllaltki kõrvuti ja kui me anname survet, siis me nagu ajame naha nii-öelda segadusse ja ta ei tunne seda valu, vaid ta tunneb seda survet. Kas sa võid öelda, et see protseduur võiks olla selline nagu tõelise ilukirurgia üks täielik nagu asendus või? Selle kohta võiks öelda küll, et ma ei saa öelda, et ta on üks-ühele rasvaimuga, aga ta on väga sarnane sellele küll, et ta tõesti selle tulemused on väga efektiivsed, kuna need rasvarakud reaalselt kaovad seal ära, ehk et me võime seda rasvaimuga võrrelda. Äge. Kas seda protseduuri on võtnud ka mehed teie juures? On ikka. Meestel on sellised tüüpilised piirkonnad, nii-öelda need sambad, ja võib-olla siis see kõhupiirkond on, mida mehed tavaliselt teevad.
Aga nüüd ütleme, kui inimene tunneb huvi selle krüolüpolüüsi kohta, krüolüpolüüs, siis ja ta tahaks näiteks kõhupiirkonnale seda võtta, sellepärast kõht on, ütleme, problemaatiline. Kas tasuks ka siis nüüd kombineerida veel millegiga, et näiteks, et ainuüksi sellest ei piisa, et võiks veel midagi võtta lisaks, et saab parimaid tulemusi? Me alati soovitamegi just nimelt seda endosfäärteraapiat või siis meil on ka pressoteraapia just nimelt selle jaoks, et stimuleerida siis seda lümfiringlust pärast protseduuri. Sest et kui me need rasvarakud nüüd ära külmutame ja ära tapame, siis nende väljutus toimub läbi lümfisüsteemi. Et kõik protseduurid, mis parandavad lümfiringlust, parandavad tegelikult ka selle protseduuri efekti ja nad ka ühtlustavad nii-öelda seda pinda, kus siis seda protseduuri on tehtud. Ja seda krüolüpolüüsi võib samamoodi ikkagi mitu korda teha mingi aja jooksul? Seda ühele samale piirkonnale, kui me räägime nüüd konkreetsest ühest piirkonnast, alakõht näiteks, võib teha maksimaalselt 3 korda. Kui me räägime lihtsalt kõhust, et kuna see aparaat umbes nii laia osa sellest rasvavoldist võtab korraga ja kui kõht on meil nii lai, et siis me saame teha ala 2-3 protseduuri sinna kõhu peale lihtsalt erinevatesse kohtadesse. Aga ühte samasse konkreetsesse kohta on 3 korda. Teie protseduuride nimekirjas on veel selline termolifting. Räägi, mis asi on termolifting, sest ma pean ütlema, et ma ei ole seda enne kuulnud. Termolifting on nüüd raadiosageduslainetel põhinev ja kuna see termo on siis soendus, siis raadiosageduslained ongi need, mis soendavad erinevaid nahakihte. Et seda me teeme ka näiteks näole, kus me siis soendamegi selliseid pindmiseid nahakihte, aga keha puhul me keskendume rohkem siis selle rasvakihi soendamisele. Ja kui me rasvkihist tõstame seda temperatuuri üle 40 kraadi, siis hakkavad rasvarakud sulama. Nad ei kao sealt päris ära, aga see rasvaraku mõõtmed vähenevad. Ja meie kasutame siis Viora aparaati, et temal on selline eelis selle RF-liftingutele või termoliftingute poolt see, et ta saab soendada erinevaid kihte korraga. Et mitte me ainult ei soenda seda rasvaraku kihti, et rasvaraku mõõtmeid vähendada, vaid me soendame ka nahakihte, et seda pinguldada. Ja võt see ongi nagu selle termoliftingu selline eelis, et samal ajal, kui me vähendame seda raskudet, me pinguldame nahka ja ütleme, et ongi, nagu ma ennem rääkisin, et peale sünnitust, kus on võib-olla see nahaelastsus vähenenud peale kaalu kaotusi, kus meil on vaja just nahka pinguldada, siis see termolifting on nagu parim protseduur sellele. Wow. Ja kas siis termolifting sobib naistele pärast sünnitust, et vältidagi siis sellist naha veninud nahka, jah? Veninud nahka, päris vältida me seda enam ei saa, sest et see on juba mingil määral, aga just taastada ja mida varem seda tegema hakata, seda parem, et pärast sünnitust ikkagi me rasedatele imetajatele ei tee kunagi protseduure, et see periood peab möödas olema, aga siis mida varem alustada, seda parem see tulemus tuleb. Et siis on veel võimalus see nii-öelda kollageen seal nahas üles äratada. Aga kuidas see soe veel, see on praegu täiesti nagu hämmastav, et see nii-öelda, et soojendatakse seda rasvarakku, et mis seal siis juhtub seal termises nii-öelda? See on juba hüpotermis, kus see rasvarakk on, aga see lihtsalt läbi temperatuuri see rasvarakk, ta on temperatuurile tundlik ja ta hakkab sulama, et see rasvarakku sisaldis siis nii-öelda sulab seal ja ta vähendab enda mõõtmeid. Et see on nagu see põhimõte. Ehk siis külma ei taha rasva ega kuuma. Just. Siis võiks mõelda, et saun on väga kasulik. Saun on, võib öelda, et saun on kasulik küll, aga saunas me ei saa kunagi nagu sellist ühtset kontrollitud temperatuuri. Et selle aparaadi puhul ongi, et see Viora aparaat, mida me siis kasutame, tal on ka see otsik, võtab kerget vaakumit, mis siis tagabki selle, et me saame nagu sellise kontrollitud sügavuse, et me saamegi, jõuame kindlasti sinna rasvkoesse, et kui me lihtsalt saunas üleni ennast soendame, et siis me ei suuda kunagi seda temperatuuri hoida seal nii kaua, et see rasvarakk hakkaks sulama ja see ei ole nagu selline kontrollitud protsess. Tuli küsimus, Kristina kirjutab, et millal tohib sünnitanud naine teha krüolüpolüüsi? Kui ei ole keisrilõige
ja kui ei ole imetav, siis no ütleme, pärast sünnitust ikkagi kuskil pool aastat võiks oodata. No nii, ma loodan, et me siis vastasime sellele küsimusele. Aga see termolifting, mis vanuses inimesele see sobib? Või kas see on ainult küpsele nahale või võiks tulla ka selline noorem? Selles suhtes sobib kõigile, et ega see nahalõtvus ei ole ainult vanematel inimestel, nagu ma ütlesingi, peale rasedusi näiteks, et see võib olla ka 20-aastane naisterahvas, kellel peale rasedust on kõhunahk väga välja veninud, kaalukaotused samamoodi, et see ka ei küsi vanust, ehk et ma ei ütleks, et sellel mingisugust vanusepiirangut on. Aga paljudel küpsetel naistel, ütleme nii, et okei, me räägime siin küll kehast, on ju, aga kui on nii-öelda selline lõug ja või ütleme sellised, ma ei tea, mitte põsed, aga ütleme ikkagi lõuaprobleemid, et kas seda on ka võimalik nii-öelda sellele piirkonnale keskenduda? On ikka ja selle puhul ongi just see termolifting, et see Viora aparaadil on erineva suurusega otsikud, millega me siis saamegi vastavalt sellest piirkonna suurusest lähtuda ja on täitsa selline väike otsik, millega saab teha nii lõuga kui näiteks nii-öelda neid voldikesi, mis selja peal sinna rinnahoidja alla jäävad, et on selline just selline hea väike otsik, kuhu me pääseme ligi sellistesse piirkondadesse. Ja küllaltki efektiivne on see sinna lõuapiirkonda. Et lõuapiirkonda on veel variant ka näiteks laseritega, jällegi samamoodi läbi soenduse, et jah, on võimalik. Millal näeb tulemusi? Kui me räägime nüüd termoliftingust, siis termoliftingul on ka ikkagi kuur vajalik, jällegi minimaalselt selline 6 korda vähemalt, ja tema intervall on 1 kord nädalas. Ja seda võib jällegi omakorda kombineerida selle endosfäärteraapiaga. Ehk et kui me näiteks teeme endosfäärteraapia kuuri, mis on 2 korda nädalas, siis 1 kord nädalas saab sinna peale teha siis seda termoliftingut. Et jällegi väga individuaalne, et kellel missugune probleem on. Tulemusi ongi, kuuriprotseduuridel on tulemused näha siis peale kuuri läbimist. Krüolipolüüsi puhul võtab efekt aega umbes 6 aega, sest et nagu ma ütlesin, need rasvarakud, mis me ära tapame, need peavad meie organismist ka välja minema ja umbes 6 aja pärast me saame siis hinnata tulemust ja tegelikult ta läheb isegi veel 1,5 kuu pärast paremaks see efekt. Reaalsus on see, et naised, nagu me oleme, võtame suure hurraaga ette, et kas me siis, ma ei tea, dieeditame või hakkame nüüd käima mingitel protseduuridel, teeme ilusti selle kuuri läbi, aga kuidas hoida tulemust, et kas see on umbes sama, mis vitamiinidega, et ma peaks nagu kogu aeg ikkagi mingil ajal tegema kuuri või siis käima nii-öelda nädalas korra, ehk siis see olekski nagu elustiili osa? Pigem ikkagi elustiili osa, et see on sama nagu see, et kui ma tahan suveks vormi saada, käin 3 kuud trennis, saavutan selle vormi ja terve suvi midagi ei tee, siis ilmselgelt sügiseks seda efekti enam ei ole. Et sama on ka kehaprotseduuride puhul. Et välja arvatud nüüd krüolipolüüs, mis on tõesti pigem selline ühekordne protseduur või kui on piirkondi erinevaid, siis mitu protseduuri, siis need nii termolifting kui endosfäärteraapia ikkagi võikski olla sellised nagu järelhoidvad protseduurid, kas või kord kuus, paari kuu tagant või siis paar korda aastas teha see kuur, et see jällegi oleneb, et kuidas kellelgi, mis probleem on. Ja endosfääri kohta võin veel öelda, et paljudele see on nagu väga selline meeldiv protseduur, ta on nagu ka massaaži eest, et paljud käivadki lihtsalt sellise naudingu saamiseks seda protseduuri tegemas. Siiri küsib, et kas krüolipolüüsil on ka vastunäidustused ja kui on suurem ülekaal, kas siis saab seda nii-öelda protseduuri võtta, ilmselt mõtleb? Vastunäidustusi on igal protseduuril, krüolipolüüsil on neid ka erinevaid, et ma võib-olla kõiki siin ei hakkaks nimetama, aga me alati nagu käime sellise tervisekaardi läbi. Kui on väga suur ülekaal, siis ütleme nii, et kui on kehamassi indeks üle 30, siis me väga ei soovita, sest ta ei anna nagu sellist piisavat efekti. Kui on tõesti see kehamassi indeks üle 30,
aga on nagu selline konkreetne üks piirkond, mis on nagu, kui me vaatame seda keha ja tõesti see üks piirkond häirib, et siis me saame kokkuleppel seda arutada, mõelda, kas on otstarbekas, aga päris nii ei ole, et kui on kehakaal väga suur, et siis me nagu üle kogu keha paneme neid otsikuid aina protseduuride kaupa, et ta ei ole kehakaalu vähendamine. Mis vanuses sobib seda protseduuri teha? Krüolipolüüsi? Jah, ilmselt siin tuntakse selle vastubi. Ütleme, seal ei ole ka mingit erilist vanust, alaealistele pigem mitte, ikkagi vanusepiiranguid otseselt ei ole, et ütleme seal 60+ peame vaatama tervisenäitajaid võib-olla tähelepanelikumalt, aga ei ole vanusepiirangut. Me enne nüüd, kui see küsimus tuli, et jah, et see on elustiili osa ikkagi, siis nii-öelda hea vormi nii-öelda saladus ikkagi. Sul on kogemusi väga palju, ma ei tea, kaua sa oled üldse ilumaailmas niimoodi tegutsenud? No ilumaailmas ma just täna mõtlesin ikkagi üle 15 aasta, et siin VIP Medicumis vist läheb 4, kui ma ei eksi. No, siis sul on kogemusi ju nii-öelda palju nii-öelda ette näidata, et milline on nii-öelda VIP Medicumi siis nendest 3 kõige populaarsem või ikkagi saab öelda, et inimesed tulevad ja võtavad ikkagi nii-öelda kombineeritud protseduure? Või on ikkagi hitt ikkagi? No ütleme, kui me statistikat vaatame, siis tõenäoliselt endosfäärteraapiat tehakse kõige rohkem, aga üks põhjus ka kindlasti on see, et see on kuuriprotseduur ja see on meie kliinikus olnud ka kõige pikemat aega, ta on tõesti selline meeldiv protseduur, et nagu ma ütlesin, et mõned käivadki lihtsalt sellepärast, et neile väga meeldib see protseduur. Kui me räägime sellest efekti poolest, siis võib-olla kõige sellise suurema vau-efektiga ongi just nimelt see krüolipolüüs. Et seal, ma julgen öelda, et 80% inimestest näeb tulemusi, on väga rahul. Et see tõesti on selline vau-protseduur. Aga ta ei sobi kõigile, ta ei sobi kõikide probleemide jaoks. Selle termoliftingu kohta, tema on meil nagu kõige uuem protseduur, et võib-olla ongi, et teda ei ole siis veel kõige rohkem tehtud, aga siiamaani on ka ikkagi tulemused on sellel head ja just need, kellel on need nahalõtvuse probleemid, siis ta sobib väga hästi. Nii et sa oled näinud väga palju ka rahul olevaid ja õnnelikke inimesi, kes on saavutanud väga nii-öelda häid tulemusi. Ja kindlasti. Aga selles mõttes selle jutu kokkuvõte ikkagi, et on oluline konsultatsioon, et iga keha on erinev, iga naine on erinev, on ju. Ja siis kombineerida. Minule jäi vähemalt selline nii-öelda asi kõrvu. Et ei saa olla nii, et üks kindel asi, vaid võtta ikkagi nagu erinevaid. Pigem ma soovitan ka just konsulteerida kõigepealt, et leidagi see selline kuldne kesktee, sest et üks asi on see, mis spetsialist vaatab, et võiks sobida, aga see peab ka inimesele sobima. Paljudel on väga kiire, võib-olla ei ole aega kuurina protseduure teha, et siis vaadata võib-olla selliseid protseduure, mida saab kombineerida, mida võib-olla on võimalus, et harvem teha ja saada sama tulemus, et see konsultatsioon on kindlasti nagu väga selline must have seal kõige alguses. Et kombineerimine on tõesti võib-olla see võti siin. No aga kuidas teil praegusel ajal, kus tuleb distantsi hoida, et kuidas teil käib see konsultatsioon? Kas te teete üldse praegu? Me teeme väga palju online konsultatsioone, nii palju, kui see on võimalik, et kliendid saadavad fotosi meilide peale, meil ongi läbi Skype'i teeme konsultatsioone, et me ikkagi loodame peagi hakata täisvõimsusel tööle, sest et kevad on meil siin juba käes ja suvi ei ole ka kaugel. Just täpselt ja ma loodan, et meie vestlus siis aitas vähemalt seda silmaringi laiendada võimaluste osas, mis siis VIP Medicumis on. Ja julgelt ikkagi pöörduda, kirjutada, tunda huvi, sest teil on ju tegelikult neid protseduure veel hästi palju. Just. Mitte ainult kehale, vaid ka kogu nii-öelda naise ilu heaks. Aga nüüd vist olemegi lõpetanud või on sul veel midagi öelda siia lõppu? Olge terved, püsige kodus ja ma arvan, et siis varsti kohtume. Kohtume ja siis võib-olla räägime siis veel mõnedel põnevatel iluteemadel. Just.
Aga aitäh sulle, Mari. Aitäh sulle, Aveli. Kõike head. Kõike head.